Tere, mina olen Diamorfin. Ma tõin teile natuke süüa. Vaatasin, et siin hakkate vaikselt juba nälg hakkab silma nägemist ära võtma. Et ma saadan siin ringi peale, siit potis on natuke kartuleid ja siis herneid saab kõrvale krõbistada. Ma saadan need alustuseks ringi peale. Et sööge nagu ikka nagu julgelt, ärge hoidke tagasi. Hääd, seakartuli ja herne. Ärge tagasi tooge, enne kui on kõik ära söödud. Nii, aga selle paneme siia. Ma ei olegi nii väheste rekvisiitidega ühtegi loengut pidanud kunagi. Ja kuna mul on aega antud nii vähe, siis ma ausalt öeldes ei kujuta ette, kuidas ma jõuan sellest kõigest ära rääkida, millest ma teile kõigest tahaks rääkida. Aga siis alustame kohe pihta ja kui teil veab, siis teil jääb aega ka küsimuste jaoks. Aga kui ei vea, siis te võite tulla Mustvee ootab mind kell 2 ja siis võite sinna tulla. Siis ma vastan teie küsimustele. Võib-olla. Ma olen nagu päris tükk aega juba aiandusega tegelenud ja siis kuidagi olen jõudnud ikkagi selleni, et peaks ikkagi süüa kasvatama endale, aga kust need siis need seemned tulevad ja kuidas seda süüa siis endale kasvatada ja see on nagu nii nagu normaalne asi. Aga sellest on tehtud nii keeruline asi, et põhimõtteliselt keegi ei julgegi või keegi ei julge. Väga paljud ei julgegi nagu üldse enam süüa kasvatada, sest professionaalid ainult tegelevad sellega. Nagu ma imestan, et ka kuidas on veel lubatud laste sünnitamine ja kasvatamine ilma vastava litsentsita. Nii. Ja Vanaemaaed on siis Vanal Võrumaal, Valgamaal ja see ei tähenda, et see on minu vanaemaaed, vaid see on aed, kus ma kasvatangi ja korjan kokku, säilitan, proovin kõiki Eesti vanu sorte ja lisaks siis, kui ei ole Eesti pärandsorte alles, siis ma olen otsinud või vahetanud seemne säilitajate võrgustik on üle maailma, et neid sorte ma olen nagu üle maailma siis võtnudki enda aeda ala, et mõtlen, et tahaks mingit porrulauku kasvatada, siis ma olengi otsinud vanad sordid, mis nagu võiks sobida Eesti oludesse ja siis enda aias kasvatanud ja siis valinud sealt nagu endale sobiva välja, mis nagu kõige paremini kasvab Eesti oludes. Et kui tuleb välja uus sort, ala näiteks Siiri ja Viivi, Pille ja Siive, siis kõik saavad nagu pika kirjeldusega, igal pool räägitakse. Aga kui on mingi vana sort, siis selle kohta infot tegelikult on väga vähe või pole üldse. Või siis on kirjeldus, kuidas seda võib kasvatada Austraalias, Uus-Meremaal, Ameerikas ja nii edasi, Indias. Et Eesti kasvatuskogemust ei ole. Ja ma annangi siis nende vanadele sortidele sellist kasvatuskogemust ka, et ma ütlen ausalt välja, et kas tasub kasvatada või ei tasu. Ja teine asi, minul on Lõuna-Eesti kogemus. Eesti on küll väga väike, aga see mullastik on nagu erinev, siin ja seal on soojem, külmem, erinevad variandid on. Et tuleb ikka ise ka proovida ja see ei käi nagu 1 aastaga. Nii et võtan 1 aasta proovin ja siis on
ei tulnud välja ja siis alguses ikkagi ma arvan, et äkki ma lihtsalt olen nii koba, aga kui ei tule 3 aastat, ei tule välja, siis ma enam nii ei arva. Nüüd ma muidugi arvan juba, et kui esimene aasta ka välja ei tule, et siis ei ole hea sort, aga ikka proovin. Et tulge suvel vaatama. Näete, iga aasta mul kasvab aias erinevad pärandsordid, et mul ei ole nii, et iga aasta on täpselt ühesugune. Aed on väga erinev iga aasta. Ise ka üllatun. Täitsa uskumatu. Ja et milleks neid vanu sorte üldse nagu veel alles hoida või üldse neid kasvatada? Selles mõttes, et kui on nii head uued sordid, saagikad, haigustele vastupidavad ja nii edasi, et milleks neid vanu sorte siis kasvatada? Ja siis nagu mõtledki, et millest see nagu on tulnud, et mingi vana sort on siiamaani säilinud. Et võib näiteks, ma saatsin teile seda kartulit seal, see on väike verev. Need on kõige väiksemad tegelikult, nad on natuke suuremad. Aga kui vanasti olid need seakartulid, siis tänapäeval ei saa enam sigu kasvatada, siis nüüd peab ise seakartulid ära saama. Õnneks. Ja nende see sama väike verev on säilinud nagu kuskil Võrumaal erinevates kohtades on teda põlvest põlve kasvatatud üle 100 aasta. See on nagu võimas tegelikult. Kuigi kui te loete väike vereva kirjeldus, siis ta on haigustele vastuvõtlik, kõik katkud ja ma ei tea, mis asjad tal kõik võtab vastu, põhimõtteliselt peaks olema välja surnud. Elab, ei ole ära surnud. Ja selliseid sorte on hästi palju. Et nad saavad hakkama siin meie kliimas, meie mullaga, kõigega ja on selle juures ka veel maitsvad. Ja mis veel on pärandsortidel, kui uued sordid on ikkagi seal panustatakse, et oleks saagikas, et saaki ikka tuleks vähemalt 10 korda rohkem iga kord ja et oleks kaunis ja et teda saaks teisel poole maakera viia ja siis säilitada veel pool aastat seal. Et siis need vanad sordid on teinekord ei ole väga kaubandusliku välimusega. Ja võib-olla 1 aasta saad väga hea saagi, teine aasta saad väga halva saagi. See on nagu hästi varieeruv. Ma olen ise nagu öelnud, et pärandsordid, et nad on arenenud hakkama saama ekstreemtingimustes. Ja ekstreemtingimused, see on ju tavalise inimese koduaed. Ei tule meelde kasta, ei tule meelde kasvuhoone ust lahti teha või kinni panna või rohida või mis iganes. See on ekstreemtingimused. Saab hakkama. Ja eriti veel, kui väetist ja mürki ka ei pane, et siis läheb väga ekstreemseks juba. Sest uued sordid ikkagi on aretatud juba, et kõik on väga hästi. Kõik kasvutingimused kõige peale on mõeldud, mille peale kodus üldiselt keegi ei mõtle. Ja ma olen kogunud, mul muidugi kasvab see nagu üle pea, et ma mingi hetk nagu tunnen, et seda on nagu liiga palju, neid vanu sorte on liiga palju. Ma ei suuda neid kõik ise säilitada, aga kuidas vanad sordid säilivad kõige paremini? Neid tuleb jagada. Tuleb jagada sõprade ja vaenlastega. Vaenlastega tuleb rohkem jagada, sellepärast, et vaenlane hoiab selle alles. Võtab ise seemneid ka, sest ta ei tea, kas ta järgmine aasta sinu käest seda saab. Aga sõber tuleb järgmine aasta, küsib, kuule, et kus sul seda vanaema Ernest ei ole rohkem? Et see teeb nagu laisaks. Et sa ei võtagi, oi, nii hea Ernest oli, ma sõin kõik ära.
see seemne kasvatamise oskus või ise seemnete võtmise oskus on kuidagi kaotsi läinud. See ei ole enam käe sees. Sest kui ma käin üle Eesti ringi ja räägin ja küsin näiteks, ongi, näed, et on vana aed, räägid selle aiaomanikuga juttu ja siis küsid, et kas sul mingid vanu sorte ka on? Ei ole. Mingid seemneid võtta? Ei võta, midagi ei võta, ma kõik ostan poest. No aga mingi hernes või saial? Ei, seda muidugi. Et siis nagu, et sellel vanemal põlvkonnal see on nii loomulik osa, et ta isegi ei tule selle peale, et see on, et ta peaks nagu, et ta säilitab vanu sorte või võtab seemneid. Et minul on minu enda vanaema hernes, aga neid herneid üle Eesti on säilinud ikkagi nagu tohutult. Mul endal on mingi 10 on ju tohutu Eesti mõistes, mina arvan. See on isegi nagu maailma mõistes tohutu kogus vanu sorte. Ja ma ei kasvata neid iga aasta. See on ka hernes siin muideks. See on Antslast pärit muideks. See on mul mingi 15-20 kilomeetrit minu kodust. Ja ma teadsin, et see vana hernes on alles. Ja siis mulle Tallinnast saadeti need. Ütles, et ta arvab, et see on see Läti hall hernes. Siis ma natuke uurisin, et milline see hernes siis välja näeb. Siis selgus, et ta on 3 meetrit vähemalt kõrge. Ja siis ma sain aru, et ei ole tegu Läti halli hernega. Kuigi Läti halli hernest kasvatati Eestis ka, et ma üldse imestaks, kui see siin kuskil veel alles on. Ja siis ta saatis need lood ka ja saatiski ka loo, et ta on ise kunagi Antslas elanud ja seal kasvatanud ja hoidnud ja teda ongi kasutatud nagu teatud toitude jaoks. Et see ei ole nii, et söön kaunad, nagu me oleme harjanud herneid sööma. Nii, aga kuna mul oli ikkagi kohustuslik osa ka, siis hakkame selle kohustusliku osaga pihta, siis vaatame, kas me kaugemale ka jõuame. Et räägime siis kartulitest. Kuidas maitses? Kõlbab, jah? Aitäh, tõeline eestlane. Pole paha. Saab ka halvemini. Et väike vere või üldse ma nagu olen imestanud seda, et eestlastel on see kartuli koorimise nagu vajadus on nii suur, et siis nad pigem jätavad kartuli söömata, kui nad peavad seda nagu koorima. Et me ei ole enam kartulirahvas, ma arvan. Me oleme pigem nagu riisi ja makaroni rahvas, sest neid ei pea koorima. Ja maha ka ei pea panema. Et see mugavus on nagu väga, mis nagu mõjutab. Mina ise ei ole uusi kartulisorte söönud. No võib-olla kuskil külas olen söönud, aga mulle ei maitse need uued sordid. Ma olen ära rikutud vanade sortide poolt, sest uued sordid on magusad. Nad on aretatud järjest, nagu inimeste maitse on see magusa vaja või see, et aretuses ongi läinud järjest kõik köögiviljad magusamaks. Ja siis ongi see, et aga ma ei taha magusaid kartuleid. Et vanadel sortidel on kibedust, on mõrusust, on erinevaid maitseid, mida sa saad tunda. Tänapäeva sordid on sellised, et sa ei tohi üldse midagi tunda. Mida vähem tundeid, seda parem. Et siin pildi peale, kui huvitavad pildid ma olen siia pannud. Tegin teile ekstra
selle esitluse ja siis ma mõtlesin, mida ma siis panen siia esitlusse. Siis ma sain aru, et ma panen ainult pilte. Ja kui te tahate nagu seda kõike ise näha, siis ongi see, et tulge vaadake, saate maitsta, katsuda, sest minu jaoks ongi nagu oluline see, et sa saad nagu ise seda maitsta ja katsuda, näha, milline see asi välja näeb, kuidas ta kasvab ja nii edasi. Siin on siis erinevad kartulid, mis meil siin siis on. Mõni tunnete ära või? Sordid. Odenwald on oleman ja seal nukka on oma Odenwald, jah. Sest Odenwald on tegelikult suht selline varajasem kartul kui Väike-Verev. Siis on seal Endla, varajane roosa, varmas ja äkki Kongo. Ja siis see eraldi pildi peal, see on Jõgeva kollane. Loomulikult. Jõgeva kollast ma ei kasvata enam. Ta ei kasva mul, sest kartulid vajavad kasvamiseks, nad on väga erinevad tingimusi vajavad. Et ma 5 aastat tagasi kolisin oma aia teise kohta ja mul muidu oli nagu kartulimaa oli selline liivasem ja mul on umbes 40 sorti kartuleid, mida ma kasvatan, vanad sordid. Ja siis ma olin ikkagi mõtlesin, et osad sordid on nii mõttetud, et ma viskan neid minema. Ma ei kasvata neid enam. Ma söön ära, mis iganes, ma ei pane neid enam maha. Siis ma kolisin ja seal on puhas savi. Võiks nagu tellise vabrikusid teha või. Ja kõik, kartuli kasvatus läks nagu tagurpidi kõik. Sest need sordid, mis ennem andsid väga head saaki, need enam ei andnud üldse saaki ja siis hakkasid andma saaki need sordid, mis ei andnud liivamaa peal saaki. Aga need on sellised sordid, mida poes ei müüda ja kusagilt ei saa. Et hästi, hästi vanad sordid. Ja ka Jõgeva aretised, Kalev ja Linda ja siis Liivi kollane ja need olid, ma mõtlesin, et täitsa mõttetud sordid. Aga nüüd ma kasvatan ja naudin neid. Ei, mul on, vaata vanaema aias on nagu kõik lubatud. Võid kaevata, kui tahad, kuhu tahad. Siis ma kaevan vähe, sest ma ikka nagu vana juba ja ma laisk, ma ei viitsi kaevata. Et mul on väike frees, sellega natukene ja siis on, ma katan ja on sellised püsipeenrad, et kuna ma säilitan sorte, siis ma ei saa päris nagu sellist, et täitsa suvaliselt kõik kasvab seal. Sest muidu mul läheb kõik sassi seal. Et ma ikkagi mingid tükid, kui ma tahan mingit seemet saada, et siis ma ikkagi panen nagu ritta ja hoian ta nagu seal suht nagu üksi ja eraldi selle sordi teistest sortidest. Et teisiti muidu ei mängi välja. Nii. Lähete poodi, kui ma valiksite. Millise kartuli valiksite? Et me oleme küll sellised, et tahaks öko ja tahaks, et oleks mahedalt kasvatatud ja midagi ei oleks pandud sinna ja samal ajal, kui on porgandi sussi jauk, siis me seda ei võta või kui ta ei ole nagu päris sirge ka või on natuke kõver või ei ole ilus, siis me jätame selle poest ostmata. Valime ikka ilusad porgandid. Sama on kartulitega, ikka valiks ilusaid kartuleid. Et siin on pildi peal, siis on 2 kuulsat Eesti kartulit või Eestis kõige populaarsemat või kartulit. Väike-Verev ja
Laura! No Jõgeva kollane on lihtsalt Jõgev on teinud nagu tõsiselt nagu uuesti tulemise. Aga minul ta ei kasva, nii et ma loobusin. Võib-olla ma ei oska teda kasvatada. Võib-olla ta tunneb ära, et ja ei taha kasvada. Ei ole, seal on pärandsortidega ongi niimoodi, et üks aasta annab üks saaki, teine aasta teine saaki, et pärandsordid teinekord ongi sellised kirjud ja nagu hästi varieeruvad ja sellepärast neid ei saagi nagu sordiks teinekord võtta, sest nad ei ole nagu nad on nagu erinevad. Sa ei saa teda nagu täiesti kindlalt nagu kirjeldada. Ja siis ongi, et need erinevus annabki selle võimaluse, et üks aasta on mingid ühed taimed annavad rohkem saaki ja teine aasta nagu teised ja see on nagu sama sordi sees. Ja väikeverev on ikkagi minu meelest ikka täitsa müstiline kartul selles mõttes, et kui ma loen seda kirjeldust, mis talle on antud, kui haigustele vastuvõtlik ta on ja ma olen nii kaua, kui ma mäletan, ma olen ise väikevereva kartulit kasvatanud, käinud seda põllu pealt võtmas ja ma olen näinud seda, kuidas üks aasta sa lihtsalt ei saa mitte midagi ja järgmine aasta paned need samad nööbid maha ja sul tulevad sellised. No ega nad ei kasva selliseks. Siis peab ikka mingi, ma ei tea, mida sinna panema. Üks aasta massin Jõgevalt väikevereva kartuli, siis ma saadeti siuksed väikevereva kartuli. Mõtlesin, mis asi see on? Ja mis nagu juhtub on ka nendel köögiviljadel, et kui nad on nagu järjest ilusamaks ja uhkemaks lähevad, siis on ära unustatud see, et see toiteainete rikkus, mis vanadel sortidel on, et nad on rohkem nagu sellised metsikud ja sa söödki võib-olla see 3-4 väikest verevat, mis on väikesed ja sa saad oma toitained ka kätte. Sa ei pea minema apteeki ostma eraldi endale mineraale ja vitamiine ja ma ei tea mida sealt. Sest toit on lihtsalt tühi. Ja kuna mul on päris palju siis siit samast Jõgevalt saadud need vanad kartulisordid ja lisaks siis need, mis ma olen nagu üle Eesti leidnud või antud, et just paar aastat tagasi oli üks vana proua, kes helistas mulle, mul oli jube kiire ja siis veel seletab selle, mul on tead siin üks kartul on, mul on siin nüüd kartulid. Ja siis, kui ta ütles, et mul on siin nüüd kartulid, mida ma olen 70 aastat juba kasvatanud, siis mul kohe kiire läks üle. Ja see on nagu müstika, et kui on olemas sellised inimesed, kes veel teavad ka, et nad on 70 aastat seda kartulit kasvatanud, siis räägivad sulle veel mingi loo, kuidas tal onu elaski seal kuskil Karulas ja siis sealt tõi selle on üks Karula valge kartul. Ja see lihtsalt, see on nagu müstika. Ja ma teen sügisel, kui ma oma kartulid üles võtan, siis vanaema aias ma teengi näitust ka. Et niikuinii võtan ju üles. Et siis on võimalik tulla vaatama neid. Ja ühte teist, siis kui sul on 40 sorti, siis öeldakse, et milline on su lemmikkartul? Väike verev. Aga tegelikult ei ole nagu sellist, et see on just lemmikkartul. Et kui sa mõtled, et mis sa selle kartuliga teha tahad? Et sellest hakkab pihta. Kas sa tahad putru teha? Või tänapäeval tehakse selle masinaga kõik pudruks. Aga hea kartulipudru saab ikkagi sellisest kartulist, mis ise nagu ongi pudrukartul. Ja siis on osad vanad inimesed, kes ütlevad, et õige kartulipuder on lumivalge. Ja siis teine vana inimene ütleb, et
Ikkagi ainult kollane kartul kõlbab süüa. Valged on seakartulid. Ja siin on siis näha, kuna meil on selline rahvusvaheline perekond, mina olen eestlane ja mul abikaasa mehiklane, siis mina panen ahju kartulid, siis tema teeb, see on siis papas a la huacaína. Mida iganes see tähendab. Et see on seal need munad ja mis seal on. Et selline spetsiaalne kaste on siis see huacaína seal. See oli nüüd päris üle 10 aasta küll juba tagasi, kui ma kohtasin viimast kartulikuru. Kuigi nüüd hiljaaegu ma kohtusin Belonaga Sangastes. Siin pildi peal on siis Rein, kes on Rannakülast, Matsalust. Tal on mingi mitukend, ta näitaski, seal on see joonis, kus tal on kartulipõllu nagu joonis, kus tal on siis kartulisordid ja kartulisordid on ka väga põnevad seal mingi a la mingi naabri virve valge ja siis selle kollane ja need ei ole nagu mingid sordid, et täiesti Kuuba, tal on sort Kuuba ja selle kohta oligi niimoodi, et see Kuuba kartul tuli niimoodi, et Nõukogude Liidus oli ikaldus. Kuuba oli ju sõber ja sõber aitab ju hädast välja, saadeti Kuubast kartulid ja neid müüdi poes. Ja tema ostis ja kasvatas siis neid ja siiamaani minu meelest kasvatab neid Kuuba kartuleid. Siis on siin veel on need spargelkartulid seal ja siis on need kõik kartulid, mida mina kasvatan, need on käsitöökartulid. See on nüüd käsitsi paned maha ja käsitsi võtad üles. Ja mõnda sorti ma panengi ainult 5 mugulat, ma ei pane rohkem. Ma lihtsalt hoian teda. Mõne puhul ma ei ole leidnud nagu seda mõtet, miks teda üldse kasvatada, aga ma ikka kasvatan. See on vist mingi ajuprobleem. Ja see mudakonn, kes seal Endla kartuli peal on, ei ole see Endla. Ma tean tegelikult, et see on see porgand. Porgand kartul, kuigi need on nii sarnased, ma ei tea, võib-olla ongi üks ja sama kartul tegelikult. Aga selle porgandi kartuliga, see oli Lõuna-Eestis just, siis kui ma hakkasin küsima, et sellist porgandi kartulit teate, siis mulle öeldi, et see on tegelikult Võrumaal on selle porgandi kartuli nimi hoopis rotisitt või siis pinitilk. Ja veel kartulitest. Noarootsi lillalapiline on seal keskel. See on Noarootsist pärit loomulikult. Ja nagu nad ise kirjeldasid, et see on sort, mis sind nälga ei jäta. Ja kuna mul on savine maa, siis mõni sügis on lihtsalt, kui veel vihma ka sajab, ma võtan kartuli üles, ma pesen nad ikkagi puhtaks, sest muidu nad lähevad mul lihtsalt kohe mädanema. Pesen puhtaks, kuivatan ära ja siis panen keldrisse, sest muidu nad lihtsalt selle märja savi sees nad ei kuiva ära ja ei säili. Et nii palju, ma ei ole kartulikasvataja, ma ei ole mingi kartulitootja. Mul on iseenda jaoks ja kanadele ja natukene nipet-näpet olen siin seal ka jaganud. Et kui sa paned 5 mugulat maha, palju sa ei saa nagu jagada sealt. Väike verevat ma panen rohkem, sellepärast, et see on meie pere jõulukartul. Nii, nüüd on kohustuslik osa läbi, nüüd ma võin hakata rääkima teistest asjadest. Tomat on nagu teinud täieliku lennu. Ta on nagu top üks, ma arvan, aiavili, mida kasvatatakse, mida igaüks, kes ei oska kasvatada või ei tea kasvatusest mitte midagi, siis vähemalt tomatit ta ikka kasvatab.
Siin selle pildi peal on nüüd, mina ütlen, et need on Eesti pärandsordid. Seal on üleval on siis Ärni kollane, see on Hiiumaalt, siis on see ploomtomat on 1946, see on Rakverest pärit sort, mis on ühelt vanaproualt, kes ütleski, et on sellest ajast seemet ise võtnud. Siis on seal apelsini kollane, seda on minu ema hoidnud ja tema käest saanud ma kahtlustan, et järjest rohkem, et see on müügil ka apelsinitomatid müüakse. See on hoopis teistsugune. Ja ma järjest rohkem arvan, et see on hoopis hurmaa, see apelsini kollane. On Vene hurmaa ja USA hurmaa. Ja tegelikult venelased selle Eesti apelsini kollase varastasid meid ära nõukaajal. Ja kuna oli suur Nõukogude Liit, siis ju kõik sordid, mis kuskil olid ju Vene omad. Siis seal keskel on Hiiumaa roheline ja kõrval on purpur värviga, see on sini. Mulle tuuakse, käiakse külas, mul seal aias vaatamas ja kõige nagu keerulisem on see, et kui keegi toob sulle või saadab mingit seemnet või tuleb astub läbi ja annab sulle ja järgmine hetk on ta kadunud ja sul on lihtsalt pakk, mille peal ei ole mitte midagi kirjas. Võib-olla on siin on olümpiatuli, on see teine oranž seal tomat. Et sa lõpuks ei teagi, kelle käest sa selle said, sest see inimene on juba läinud. Enne kui sa jõuad süveneda. Et kui sellest on natuke kahju, aga ma püüan ajada jälgi ja leida need annetajad. Olümpiatuli muideks, selle kohta on lugu. Mul on nende sortide lood oma kodulehel, vanaema aia kodulehel, et seal ongi, et kui ma olen kuskilt saanud, et siis ja on lugu, siis ma olen selle loo sinna juurde kirjutanud, sest see on see on nii oluline. See olümpiatule lugu oligi, et kui oli 1980 olümpiamängud Tallinnas, regott, siis loomulikult Nõukogude Liidu kaubandusse tekkisid, kõike tuli müügile, ka tomateid. Ja üks tomat siis oligi see sama olümpiatuli, siuke suur oranžikas ja kui valmis saab, siis tuleb siuke punane värv ka veel juurde. Ja siis see, kes mulle need tõi, üks naine, ta ütleski, et ta siis Tallinnast kaubandusest ostis need ja on võtnud selle, siiamaani seemneid. Ja pani lihtsalt olümpiatuli sellele tomatile nimeks. Nii, vaatame siis veel. Siin ongi nüüd see 1946 Rakverest ja apelsini kollane. Minu ema sai selle naabrinaiselt, ma mäletan. Ma ütlesin, et see naabrinaine on veel elus, et ma olen küsinud ta käest, et kus tema sai? Äkki mäletab? Ja see mäletamisega on ka, et kui sa kui otsid või neid vanu sorte, siis teinekord ongi see, et sulle öeldakse, oi, see on väga vana sort, see on väga vana sort, ma nii kaua seda kasvatan. Kui kaua see? Ma ei tea, 10 aastat vist või. Või siis, et küsidki, ma olen läinudki seda, et küsid, et kui vana siis on see väga vana sort. Et kuidas jõuda selleni, et kui vana see on. Siis hakkad küsima, et mingi mälestuste järgi, et kas lapsed olid juba sündinud. Olid sündinud, käisid koolis juba või? Ei, koolis veel ei käinud. Siis sa saad selle vahemiku kätte. Või siis, et ma ei tea, minu vanaema juba kasvatas. Aga mis aastal su vanaema sündis üldse? Et ma ju ei tea. Ja niimoodi teinekord selgubki, et mõni sort, mis nii-öelda öeldakse, et on vana, on tegelikult täitsa uus sort ja mõni sort, mis on, öeldakse, et ei tea, see on see tavaline sort. Siis see on mingi mitusada aastat vana põlvest põlve kasvatatud sort.
ja jõuangi jälle hernesteni. Neid on hea lihtne võtta, neid on hea lihtne säilitada. Mina mäletan lapsepõlves, kunagi neid süüa ei võinud, niimoodi, et kõhu oleks täis saanud. Nüüd ma olen jõudnud nii kaugele, et mul on vaod on nii pikad, et ma võin süüa neid vanaema herneid nii palju, kui süda lustib. Et see ma ei saagi aru, miks teda nii vähe pandi. Aga kõigi, kellega ma olen vähegi rääkinud hernestest, kõik räägivad, et neid süüa ei tohtinud kunagi. Salaja pidi käima neid söömas. Ja minu ema ei saanud ka üldse kunagi vanaema herneseemet võtta. Ta sai vanaema käest selle herneseemne, sellepärast, et lapsed sõid ära lihtsalt herned. Aga siis, kui vanaema enam ei olnud, siis ema ikkagi hakkas rohkem pingutama, et see seeme ka ikkagi säiliks. Et miks veel siis? Siin on toodud välja mul need põhjused, et miks siis neid pärandsorte kasvatada. See emotsionaalne osa selles võib-olla on väga suur, ma arvan. Mitte võib-olla, vaid ongi väga suur. Ja siis on veel sellist asja, et seesama väike verev. Kui ma kasvatan seda Lõuna-Eestis, siis nad on sellised verevad kartulid, punased. Aga kui seda kasvatatakse Lääne-Eestis ja saarte peal, siis ta on potisinine. Ja maitseb hoopis teistmoodi. Samamoodi nagu Odenvald. Odenvaldi kartulit ma sain Muhu saare pealt, siis sain Sõrves äärest ja kusagilt ma sain veel. Ja need potisinised, tumesinised kartulid panin endal seal Lõuna-Eestis maha, tulid siuksed roosakad. Et see muld loeb, see mõjutab seda maitset ja kui me mõtleme, et need mälestused, et oi, väike verev oli kõige parem kartul, vanasti kõige parem kartul. No millega me siis võrdleme seda kartulit? Tollel ajal, kui oli väike verev, oli ka selline sort nagu varajane roosa. Olete söönud varajast roosat kartulit? Keegi teab. USA sort, Early Rose, tal on veel nimi Ameerika. Kõige halvem kartul üldse vist üldse olemas on. Vähemalt selles mõttes, et tal ei sobi, ta ei ole maitsev, ta on vesine, ta mädaneb kohe ära, tal on nagu täiesti mõttetu kartul. Aga kui ma mõtlen, et sul on valida nagu väike verev ja siis varajane roosa, siis loomulikult väike verev on ülimaitsev. Aga ikkagi on põlvest põlve, ma mäletan seda väike vereva kasvatamist, seda säilitamist, see oli nagu mingi, täiesti nagu mingi nagu hulluseni läks välja, et seda pidi olema, pidi hoidma. Ja vanaema hernes ka, et neil ongi need maitse nüansid on hoopis teistsugused ja see annabki selle väärtuse ja see piirkonnas, just seal kasvab ta kõige paremini. Et väike verev on muidugi üle Eesti, tal on erinevaid nimesid, viiulid ja ma ei tea, mis igasuguseid erinevaid nimesid. Ja sellest mullast ja kõigest olenevadki need maitsed, mis sealt siis tulevad. Et kui te näiteks võtate, ma ei tea, minu käest vanaema herne, võib-olla kasvatate seda kuskil Sõrves ääres, siis ei ole nagu nii kõrge ja ülimaitsev. Võib-olla ta on ainult põlveni kasvab seal, et see on nii erinev. Ja loomulikult, et mis siis sellega nagu tehakse? Võt siin on, nüüd saab süüa niimoodi, et ei jõua kõik ära süüa. Ja meil peres tehti siis sellist sööki nagu stoovitud herned porgandiga.
lapsepõlves vihkasin seda, see oli täiesti söödamatu söök minu eest. Nendel päevadel ma olin näljas. Ja nüüd täiskasvana ma tean, issand, saaks seda stoobitud herneid, et kuidas sul nagu endal ka see maitse meeled nagu muutuvad. Et kui te lähete kuskile raiuma, et oi, et see maitses nii ja see maitseb nii ja see pidi nii maitsema, siis mõelge selle peale kõigepealt, et noh, see võibki teie enda maitsemeeled ja kõik see on nagu muutunud. Jah, näed. Ja kuidas siis nagu neid säilitada ka, et peab siukse sildi panema pealuuga. Ma olen ikka öelnud, et mul on kõik mürgitatud. Sest tänapäeval on kõik nii ökod, siis keegi ei julge süüa mu herneid. Ja et see on natuke raske, et sa peadki võtma, et kui sa tahad endale seda seemet säilitada, sa ei saa niimoodi, et ma söön nagu parema osa ära ja siis mingid ülejäägid võtan seemneks. Et pigem ikkagi, kui sa paned 2 meetrit, siis pool meetrit või jäta mingi 2-3 taime, kus sa ei võta ja need võtad nagu seemneks. Mul sõbranna on siin pildi peal, see on nagu nii lollakas nali, et ma nagu mäletan lapsena, kui pandi need herned niimoodi suhu. Nagu nii totakas, et ma lihtsalt ei saanud seda pilti panemata jätta. Väga palju on säilinud ka aetube. Aetubadega on nüüd niimoodi, et madalaid aetube on kutsutud türgijubadeks ja siis neid kõrgeid, need on kas siis latt või latttoad. Aga just, mida ma olen tähele pannud, et just neid madalaid variante on kutsutud türgijubadeks. Kuigi nad on lihtsalt aetoad. Ja siin ongi Hilda, seda Hildat on üle Eesti. Nad ongi kõrge, 3 meetrit vähemalt, tohutult saagikas, kui sul on nagu hea maa, liiva maa peal ei ole nii saagikas. Ja minule meeldivad latttoad just sellepärast, et nad annavad sulle nagu külmadeni välja saaki ja kogu aeg saad nagu seda värsket uba ja eestlased on ju need, kes söövad ube kaunadega, mitte teradena. Kuigi osad sordid on väga head hoopis teradena ja see, aga meil ongi säilinud siis vahaoad, need on ilma kiududeta, et see Hilda on ka vahauba. Ja olen kuulnud näiteks selle kirju õisoa kohta, et seda osad teavad, et see ei ole üldse söödav. See ongi ilutaim. Et ei ole, võib süüa kauna, noort kauna, ube, kusjuures tegu on püsik taimega, et mitmeaastase taimega. Kui te sügisel ta välja kaevate ja keldrisse viite, siis võite kevadel uuesti välja istutada. Ei ole 1-aastane. Siis Borlotta oad ongi kõige maitsvamad teraoad. Kui te tahate nagu terana uba, sest vaata, põlduba ei saa enam kasvatada. Need põllumehed, mis on see Priia toetus või mis on see liblikõieliste toetuse najal toodi siis Lõuna-Euroopast meile tonnide viisi neid ohatera mardikaid siia, kes nüüd siin mõnusalt elavad. Kuna ei ole olnud ka külma talve, siis nad elavad väga mõnusalt. Üle-eelmine talv, see ei olnud üle-eelmine siis jah. Talv oli niimoodi korraks, et külmus maa ennem ära, kui lumi tuli. Ja siis ma eelmine aasta kasvatasin põldtuba ja siis oli seda mardikat vähem, kuigi mul ei ole suuri põlde lähedal. Nad ikkagi on jõudnud nagu igale poole peaaegu. Mõnda kohta ei ole veel jõudnud, nad ei ole üles leidnud. Et vanu oasorte on hästi palju alles, neid on ka mingi 10 erineva nimega siis. Ja nüüd on siin üks kurk, jõepera.
mis on pärit siis Jõepera külast loomulikult. Meil on Karulas ka Jõepera küla, aga see pole see, et see on ikkagi siit Räpina kandist. Ja see on väga huvitav, ma olen mõelnud, et huvitav, mis sort see nagu olla võib, vana sort. Sest nad ise, see pere, kus see pärit on, nemad rääkisid, et ta ei ole nagu, ei ole see, ei ole too, ei ole muuromi, ei ole too, ühesõnaga neid vanu sorte teatakse, aga et need ei ole need. Ja ei teagi, eks need venelastel muidugi oli neid kurgisorte nagu mõnusalt. See läheb muidugi mõrudaks ka, kui on ebasoodne. Aga mõrususega on selline asi, et mida vanasti kurkidega tehti, hapendati. Hapendamisel mõrusus kaob. Kui on ülimõrudad muidugi, siis ei pruugi kaduda. Aga hapendamise see protsessiga see mõrusus kaob. Ja siis on veel paar trikki, kuidas mõrususest lahti saab. Kurke on, mis see sort oligi, kastekindel. Selline sort. See on muideks Ukrainas väga populaarne. Nii et võib-olla sealt peaks hoopis saama, aga see Belonal oli ka, et ma vaatan, et kas see ikkagi on see kastekindel. Et on säilinud vanu sorte kurke ka. Ja kaalikad. Kaalikas, siin on Kihelkonna kaalikas, see on siis Saaremaalt Kihelkonnast pärit. Õigemini ta on jõudnud Kihelkonda, aga Saaremaalt on ta pärit ja mitu 100 aastat see pere on kasvatanud seda kaalikat. Nüüd enam ei kasvata kusjuures. Nii et napilt sai selle kätte, selle seemne. Kaalika seemneid ja sorte on säilinud. On näiteks üks sort, mis on käinud ära Siberis ja tagasi tulnud, sest võeti oma seemned kaasa. Ja mina olen kaalikausku. Siin ongi seal 4 sorti kaalikaid, need on kõik vanad kaalikasordid. Ja selleks, et nagu seemet saada, on ka väga keeruline, sest on need hiilamardikad ja ühesõnaga neid satikaid ja putukaid ja kõik, kes nagu sinu sööki tahavad ära süüa. On nii palju, et sellega võitlemine on ikkagi keeruline, kui sa ei taha mürgipritsiga kogu aeg ringi joosta. See on nüüd see proua seal pildi peal, tema on siis Kihelkonna kaalika hoidja seal Kihelkonnas. Ja kaalika kasvatamine on ju keeruline, selles mõttes, et sa pead nagu mitu aastat kasvatama, et kui seemet tahad saada. Ei ole niimoodi, et sügisel korjad seemne ka kokku. Siin on mõned kurgid, mis ei ole küll nüüd Eesti sordid, aga üks on Eesti, see sama Jõepera on see hele roheline lühike. Ja siis on suujoo pikk, need kasvavad, võivad nii pikaks kasvada ikka nagu võimsad. Ja tella valge, need on mitu ka üle 100 aasta vanad sordid ja need on mõruvabad mõlemad. Et kust nagu läheb see piir, või kes ütleb, et see on nüüd Eesti pärandsort või et see on nüüd, mis riigi pärandsort see siis on? Kuidas seda nagu kindlaks teha, millise riigi või pärandsordid ju kuuluvad kõigile. See on kõikide omad. Me oleme ise need kasvatanud, need on ise nagu valikuliselt tekkinud. Seal ei ole, et ma nüüd aretasin ühe pärandsordi. On muidugi üle maailma on olemas inimesed, kes aretavad sorte, tomatisorte ja erinevaid köögiviljade sorte, mis ei ole siis F1 ja nad ei patenteeri neid nagu selles mõttes, et nad on teada, et nemad on aretajad, aga need on vaba kasutuses. Nad annavadki need vabalt kasutada inimestele, et säiliks ise, et sa saadki ise võtta seemneid ja see varieeruvus nagu säiliks.
et üks selline aretaja on just tomatite puhul on Tom Wagner, kes oli mingi 10-aastaselt hakkas juba mingit postitusi tegema ja mingi aretama USAs ja väga paljud sordid on, mis on niimoodi vabakasutuses, on tema aretatud. Ja kui nüüd mõelda, et mõtleme siis, et tomat, ta on ju pärit Ameerikast. Siis ei ole ühtegi Eesti pärand. Need on ju Ameerika omad kõik. Aga et kui ma tean lugusid, kuidas ongi a la selline paprika sort nagu suur kollane banaan, mis siis teise maailmasõja ajal Ungarist, kunagi oli ta toodud Ameerikast need paprikad siia Euroopasse, siis oli saanud sellest Ungari pärandsort ja kui tuli teine maailmasõja, siis võeti nad USAsse, põgeneti sealt ära ja võeti kaasa ja see on üks USAs nagu hästi tuntud pärandsort. Ja sealt jõudnud nagu ringiga tagasi Ungarisse. Kelle oma see siis on? On see siis USA pärandsort või Ungari pärandsort? Ei tea ju. Ma ei oska nagu... Ja kas peabki? Need on meie sordid. Kui ta meil kasvab, siis on ju väga hästi. Siin seal on seemnekurgid ja on see... sama Jõepera kurk siis, et kui ta nagu valmis saab siis, ja seemneid hakkad võtma, siis ta on kollane. Mul on 5 minutit aega, see tähendab, et küsimusi esitada ei saa. ja ma ei tea, kas ma üldse kuhugile jõuan oma loenguga. Selleks, et seemneid võtta, sa ei saa nagu kohe nii, et võtad vilja ja siis võtad seemneid välja. Tänapäeva aretatud kurkidel seal ei olegi seemneid. Saagi valmis, ei saagi seemneid võtta. Ei ole isasõisigi. Need on ka ära aretatud. Banaanidel on seemned üldse ära aretatud. Ei ole midagi sealt võtta. Aga selleks, et see seeme valmiks, siis osadel sortidel sa pead nagu kuude kaupa võib-olla isegi hoidma seda. Näiteks kõrvitsad, need muskaatkõrvitsad ja viigilehiline kõrvits. Sa peadki nagu, ma alles praegu, sügisel võtsin kõrvitsad ja alles praegu ma saan hakata võtma seemneid. Ja mis mulle nende üldse, et ega ma ei tegele nagu sellega, et kõigile seemneid kasvatada. Ma tegelen sellega, et endale süüa kasvatada. Ja see seemnete säilitamine käib selle juurde ja kuna ma olen ise saanud nii palju seemneid nagu siit-sealt vahetustes, siis ma nagu neid ka annan ja jagan vastu ka. Aga mingi hetk on see, et tahaks natuke raha ka. Aga põhimõtteliselt ma olen andnud koolidele, lasteaedadele, mingitele küladele nagu ka tasuta seemneid, et kui ma tean, et nad tahavad hakata ise seemneid võtma, neid vanu sorte. Et võib küsida vabalt. See on küll huvitav slaid. Ei lähe kuidagi kokku millegi pärast jutuga. Siin on tegelikult, ma ei tea isegi, kus see slaid olema pidi, aga siin küll mitte. See on nüüd, see on Võrus, mul vennanaine peavad poodi, kus nad oma talukaupa müüvad. Ja mitte ainult oma, vaid ka teiste talukaupa. Ja see on nagu nii suur, nii lai, kui palju erinevaid kõike, mida sa saad kasvatada. Et kui te lähete nagu poodi, siis see nagu kõik on ühesugune. Et see sortide varieeruvus on tegelikult tohutult suur. Mais. Eestis saab maisi kasvatada küll. Ma alustasin maisi kasvatus, algas mul sellega, et ma panin Mehhikost, tõin maisi seemne, panin maha ja siis ma sain selle, see on mingi, ma ei tule see venelane meelde, see aretaja.
ja Vavilov, kes kirjeldas seda. Ma arvan, et Vavilov oli, kes tõi ka maisi ja siis mais kasvas 4-meetriseks ja mitte midagi külge ei tulnud. See on see, et on päevapikkus. Ma tegin selle ise läbi. Aga on mõned sordid, kes on siis juba harjunud selle meie jaburalt pika päevaga, ei lähe lolliks ja on võimelised nagu vilju ka kandma. Ongi kirjumais, siis on klaaspärlimais ja neid on veel. Maasikad. Need on vanad maasikad. Siin on siis roosa maasikas on seal üleval ja siis allpool on üks selline 100, seal on see õitsev maasikas, see on seal all on siis viljad, et need viljad on sellised hästi pehmed, täiesti transpordi kindlus on 0. Isegi võiks öelda, et miinus. Et transportida saad sealt maasika küljest endale suhu. See on nagu maksimaalne nagu pikkus. Nii. Järgmine slaid läheb veel põnevamaks, ma saan aru, et vaata, nagu jah, ta tahate must lahti saada, aga ei saa, ma räägin lõpuni ikkagi. See on väga hea slaid, nagu te näete. Siin on kõik need kõrvitsapildid, need ei tulnud läbi sellest internetist. Et kahjuks on pooled pildid siin puudu ja jutt ka, aga juttu ma saan öelda. Ma arvan, et me peaks rohkem kõrvitseid kasvatama, sest neid on väga lihtne kasvatada. Me peaks õppima neid sööma, sest vaata need kõrvitsed, mida nõukaajal kasvatati. Nendel ei ole maitsed, väga ilusad suured on, aga keegi neid ei jõua süüa, need mädanevad tavaliselt ära ja nii edasi. Et hästi palju erinevaid kõrvitseid on, mida võiks kasvatada ja süüa. Näiteks Marina Disiogia. Sellest saad praadi, suppi, kõike, kuivatada, mida iganes. Tohutult toitainete rikas. Ja ma ikkagi arvan, et kõik ei ole veel kadunud. Ja üldse, ma olen mõelnud nagu selle peale, kui rikkad me oleme oma teadmiste poolest. Meil on säilinud need teadmised, kuidas kasvatada süüa endale. See on enamus maailma ei tea sellest mitte midagi. See on kadunud. Lugudes, mul vanaema vist kasvatas midagi, aga ei tea sellest enam midagi. Et see on, selliseid lugusid võib rääkida. Aga meil ka väikesed lapsed teinekord, mõned veel oskavad süüa kasvatada. Ja toonitan veel kord, et kuidas säilivad kõige paremini vanad sordid on ikkagi, et kui sa jagad, kasvata ja jaga neid. Ära ole ihne. Ja ma arvan, et nälga ei jää. See on nagu viimane asi, mille kätte ma arvatavasti suren. Et kui kellelgi kõht tühi on, tulge külla. Toita on kõhu täis. Ja sellega ma oma loo lõpetan. Teinekord andke mulle natuke rohkem aega, siis ma võin rohkem teile rääkida. Aitäh! Ja